Tere ilusat esmaspäeva kõigile! Enne tänase video algust tahan öelda suur aitäh meie suursponsoritele, kellest üks on Velomarket, kes on aidanud meil siis nii matkakottidega kui jalgratastega ning teine suursponsor, kes terve selle reisi vältel meid toitlustab, Tactical Foodpack, kes siis pakub igasuguseid erinevaid huvitavaid toidupakke, mitte tavalisi kartuliputri nii-öelda. Siin on tuunikala pasta näiteks. Suur aitäh teile ja ma loodan, et naudite ees olevat videot. Ärka üles nüüd. Kell on 7:30. Ma ärkasin just. Vara. Sätime. Iga hommikune kätepesu. Alex ütles, et ta on suremas ja võib-olla läheb koju ja siis ma pean üksi sõitma. Kõõluse põletik. Ja nagu lombakas kõnnib, me sõidame täna Aegviidust läbi. Aegviidus on raudteejaam ja sealt saaks otse Tallinnasse Alex iseenesest. Aga see tähendaks seda, et mina viimased 2 päeva sõidan üksi, mis on muidugi kurb, aga noh, pole midagi muud teha. Vaatame, mis saab. Natukene niukest ekstreemset situatsiooni ka. Ma tulen praegu vett võtma. Vett pean võtma siit järvest. Me ei võtnud ühtegi filtrit ega midagi taolist kaasa. Ma vaatan siin, kus on nagu natukenegi puhtam vesi. Okei. Võtan siit seda vett ja ma kasutan filtriks oma särki nii-öelda. Spordisärgid on niisugused ruudulised. No see on selle jaoks ainult, et mingi oljust sisse ei tuleks. Ja siis me keedame selle vee läbi. Pesumasinast tulnud täiesti puhas särk. Ma panen ta pudeli peale. Lasen siit veel läbi. No, tuleb. Ja mitte midagi. Mu plaan, mis ma arvasin alguses, et töötab 100% kindlalt, ei tööta üldse. Naik on teinud väga hea särgi. Liiga ollusega vesi, seda ei saa isegi keetes teha. Thank God. Alex läks naabrite juurde vett küsima ja nad annavad talle. Me saame süüa. Yes. Alex sai terve pudeli vett. Ma just tegin oma chicken and noodles Tactical Foodpacki lahti ja see lõhnab nagu niisugune kanasupp, vaata. Kui haige oled, siis tahad seda kanasuppi, vaata niisugune. Täpselt sellise lõhnaga. Täitsa hea. Ja sees on ka päris palju teda. Rammus hommikusöök, ütleme nii. Freeze-dried meal with high energy. Võitav, kui seda pulbrit lihtsalt süüa, kas siis on nagu... Näe, Alex, tee suu lahti. Tule siia. Ei taha. Ja see on hea. Eile oli siis, tegime Alexiga enda sõidurekordi ka, ühepäevase sõidurekordi. Tegelikult päris hull, arvestades seda tervet päeva. Meil oli see metsa off-road, mööda maanteed, siis Tartu maanteed, 2 moodi ekstreemsused, arvestades seda, et 120 kilti, umbes 20 kilti sellest oli seda metsarada umbes just. Seda väga halva metsarada. Ma arvan, et me võime uhked olla läbitud summa poolest, et palju me läbisime, et väga uhke värk. Mul on esimene päev nüüd üleüldse, esimene päev elus, kus mul jalad on väsinud. Okei, kunagi roheliste rattamatkal oli ka, aga esimene kord nüüd täiskasvanu elus, kui ma nüüd jalgratta ostsin ja olen sõitnud sellega, esimest korda mul lihased annavad tunda. Lihased, mis annavad tunda, on need pealised siit. Niimoodi kui katsud, siis nad on natuke hellad. Aga mitte midagi väga hullu praegu ei tundu olevat. Me nüüd pakime ja vaikselt pakime ära ja siis hakkame liikuma, et näeme tee peal. Me oleme nüüd valmis Alexiga ja hakkame vaikselt minema. No kuidas on? No, telkime seal saime välja. Ma istusin maha, mul ei olnud üldse hullu olla tegelikult. Ma ei ole veel. Ei ole istunud. Ma istusin maha, ma imestasin, et mul tagumik ei valuta. Aga olgu siis tšau Paunküla. Alex laseb selle reisi jooksul 50. korda enda sadulat alla. Täna startisime pool tundi hiljem kui muidu. Oandus näitab 114, mis tähendab, et kui me tahame 2 päevaga sõita, see on 55 pluss 2, 57 kilti täna sõita või? Ma nägin unes, et mul
hämmok vajus vastu maad ja siis ma ei viitsinud üles tõsta ja siis ma magasin seal maadel lihtsalt. Mingi retrosild. Retrosild. Parem kui see rauavee maitse, mis me jõime vahepeal. Mul tuli meelde, et ma võtsin kaasa veepuhastustablette. Add 1 tablet to 1 liter of clear water. Leave 30 minutes before using. Pead ära minema või? Jah, jätame siia pärast on tagasi. Niisugune väike tabla. Teeme sulle uued. Ja Alexile paneme ka, kummas sul on siin või? Olgu, on we go! Kõige on siis, kui see rehv jääb siia kahe vahele natuke kinni vaata, mis juhtub suht kogu aeg. Ma lõin põlve vastu selle puud ära. Sellepärast kukkusin praegu. Mis hästi see uuesti? No nüüd ma sõitsin mööda rajast. Ei. Ma vaatasin, et oi, siin on raba, peaks kiiresti seisma jääma. Mina võtsin vastu otsuse kõndida, seepärast, et ma ei taha surma saada. Nii ilusat maastikku ei ole näinud Eestimaal. Ei no ma rabades olen käinud tegelikult, okei. Nagu ikka need rabad, aga väga vinge, väga ilus. Ma avastasin midagi. Siin on tavaliselt GPS mul. Palju õnne. Ma ei kujuta ette, kus ma kukkusin isegi nii, et päris mitmes kohas. Palju õnne mulle. Davai. Mulle tundub, et seal on mu lenksu jälg vist. No jah, nice, vähemalt leidsin üles. Vähemalt leidsin üles. See koht, vaata, kus ma põlve ära lõin vastu puud. GPS kukkus maha. Ja tähelepanu, et lauka suvimine on ohtlik, lauka kaldud on püstlootsed ja sageli lausa õrnsad alt. Laukal puutuvad tavatõendsed põhi, vesi läheb sujuvalt üle mudaks. Üksi olles on igal juhul mõistlik ujumisest loobuda. Ahaa. Siin on ilus suur järv. Kakerdi järv. Suur pirakas. Toss on väljas küll natukene märg, läbi märg. Üks lühik update ka, ma ei tea, kas seal näete inimesi. Seal on järve ääres mõnus ujumiskoht. Käisime, tegime Aleksiga väikse ujumise ka just praegu. Ei hakanud filmima seda, kuna seal oli suht palju inimesi. Et niuke mõnus koht. Kakerdaja järv vist või? Kakerdise järv. Väga mõnus. Soovitan, vesi oli kohe servast on 6 meetrit langus vist, et saab otse peakat hüpata seal. Kuigi see on ohtlik tundmatus kohas vette mitte hüpata, aga kõik hüppasid peakat, ma läksin järgi, aga noh, väga meeldiv koht. Ja soe, jahutav, niuke mõnus vesi. Lõpuks ometi on laudtee läbi. Thank God. Me oleme Nokus või? Noku. Natukene maanteed ka lõpuks. Järgmine peatus, hakkame jõudma Valgehobuse mäele ühesõnaga. Siin on siis Tõrvaaugu puhkepaes kuskil kaugemal. See veekogu on suhteliselt jäneda lähedal. Mingi 30 kilti on siit ainult Tapale. Vesi on alati megasoe, hea rand, kõik jutud. Aga meie matkarada läheb sealt. Praegu me ujuma ei lähe, me mõtlesime, et sõidame Aegviitu välja, siis vaatame, mis saab. Linnasilt on põõsa taga peidus, aga jõudsime Aegviitu. Pomm! Siin tuleb nüüd vasakul kohalik kuurort. Nikerjärv peaks olema asukoha nimi. Nii, me oleme nüüd Aegviidus. Ma nägin ühte silti, kus oli kirjas matka pealinn. Sa teadsid seda või? Aga mitte. Et Aegviid on matka pealinn tuleb välja. Ja me läheme käime ostame vett endale. Topsid täis, varuks ja nii edasi. Ma vaatasin, et Viru rabasse mingi 27 kilti, et õhtul tahaks seal olla vähemalt. Võib-olla siis seal saame mõelda, et mis edasi saab. Jõudu, kõik korras või?
Sa oled see YouTuber. Jah. Tervist. Sa oled Oandust või? Ma tulin täna hommikul Oandust, jah. Meil on... Kuidas teil? Millest päev meil on? 3. või? 3. päev Iklast. Mingi 100 päevas umbes oleme pannud umbes. Okei. Kuule, aga paneme edasi jõudu sulle ja... Ole tubli ja... Davai. Tee videos edasi. Jah, davai mees. Mäkke tõus on nii karm, et peame rattaid lükkama käe kõrval. Alex sõidab, ta on hull. See on üks hea silt, õige rattaga veered paremini. Ma olen täiesti nõus, õige ratas teeb nii suure vahe. Nüüd me oleme Annijärvest oleme möödas, jalgrattarada peaks mingi teist kaudu minema, ma pean vaatama. Lähme mööda jalgrattarada edasi. Aa, okei. Ohutsoon paremal. Ma ei ole neid poste nagu näinud parem. Meist paremal on praegu Jussijärved. See maastik siin on ikka jalgrattasõitjale ikka väga hull. Nii et laiem rehv oleks hea. Ma päris tihti pean seisma jääma ja lükkama ratast. 29 kraadi paistab päike. Lagi pähe. Päris hull. Kas tõesti on meie piinad lõppenud või? Me tulime Aleksiga põhimõtteliselt mingi vana matkarada mööda, mis on nagu minu Garmini GPS-is loodusega koos lehel saad alla tõmmatud kaardi. Seda kaarti mööda tulime siia. Uus rada läheb hoopis teisest kohast. Võrdlesime neid kaarte, mõtlesin, vahet ei ole, lähme minu Garmini järgi, aga nagu te, kurat, kui palju parme. Nagu te nägite, siis rada seal enam ei ole. Meid parmud söövad, lähme edasi ruttu. Ja Leningradi maantee me oleme kohal. See, kus me Aleksiga oleme praegu, see on siis jalgrattarada. Läbi Viru raba läheb ka jalgrada ja seal ma olen ka käinud, seal on väga ilus. Seal on ilus suur vaatetorn ja nii edasi, et soovitan ka seda vaatama minna. Me oleme nüüd siis mingi 310-320 kilti vähemalt sõitnud. Something, ma ei ole kindel, siin ei olnud seda tabloodi jälle. Me paneme Aleksiga oma asjad püsti ja siis lähme ujuma. Alex leidis kuskilt kohast ühe porilaua. Niisugune off-road masina porilaud. Kui sa vaatad seda videot ja tunned ära selle porilaua ja tahaksid tagasi saada, siis kirjuta mulle sten.river Instagrami või siis kirjuta mulle Facebooki, Wildlife Estonia Facebooki. Ütle, et see on minu oma ja ütle, kus kohas see võib olla ära kadus. Aga okei, paneme asjad püsti. Pärast sellist päeva, mis me läbi oleme elanud, see on luksusspa siin. See väike nire. Loodame, et siin neid ei ole kaane. Kaanid mulle ei meeldi üldse. Ossa kurvast, kui külm vesi. Nii. Beef on veiseliha, veiseliha ja spaghetti bolognese. Ma ei ole nii ammu pastat söönud nagu spaghetti ega midagi. See on hea. Ma võin öelda, et tuunikala on s**aks ja ma soovitan tuunikalast. Seal on nagu juust ka sees, juust sulab natuke ja täiega hea. Jätan meelde. Vaikselt hakkame magama sättima vist. Ma olen raamatut lugenud ja lihtsalt silm hakkab kinni vajama, lihtsalt ei jaksa midagi teha. Ranne valutab, õhlad valutavad, küünarnukid valutavad, tagumik valutab, kõik jutud. Ja siin hämmokis on nagu nii mõnus olla lihtsalt. Oled siin hämmokis, vaatad niimoodi taevast samal ajal kogu aeg. Seda mina ise ei pane tähelegi. See sõidab siit
ringi, kui tahad, võid panna kuskile mujale. Vaatad taevasse. Nausid. Vahepeal loed natukene. Aga olgu, näeme hommikul. The next day. Tere hommikust. Täna öösel oli niisugune niiske, ma tundsin, et huvitav asi on võib-olla selles, et me oleme siin soos nii-öelda poolenisti ja natuke jahe oli, aga muidu oli täitsa tore. Magasime vist 9 tundi umbes, natuke rohkem isegi. 21:45 ma juba magasin, praegu on kell 7. Nii et kui ma 5 minutit tagasi ärkasin, siis mul oli niisugune tunne, nagu mu kehas oli selline, nagu mul oleks pohmakas, nagu pohmell oleks. Liigesed, kõik valutasid, pea natuke valutas, niisugune pohmaka tunne kuidagi. Praegu on parem. Praegu on siis päev number 4. Ja viimane päev meie reisist. Me alguses mõtlesime, et me sõidame 7 päeva seda, võtame rahulikult ja nii edasi, et puhkame igal pool ja ujume ja teeme asju. Aga üks hetk avastasime, et on võimalik kõvemad mehed olla. Mitte, et meil kiire oleks, lihtsalt point oli selles, et me saame sellega hakkama nagu. Mingi hetk rääkis see mõte. Seepärast, et kui me olime kodus Tapal veel, mina olin ja Alex oli Tallinnas, me rääkisime omavahel, siis me rääkisime sellest, et äkki teeme 4 päevaga ära ja see oli nagu, tõud nalja teed või? Et see maastik on nii f***up ja maastik on nii halb ja 100 kilti päevas sellist maastikku teha, et see ei ole võimalik lihtsalt füüsiliselt. Aga näed, tuleb välja, et on. Me oleme rohkem teinud kui 100 kilti päevas. Ja. Minu kotid on pakitud, Alex paneb oma asju kokku ja kohe varsti hakkame siis minema. Nii kurb, et meie reis saab läbi. Väike hommiku võimlemine. Alex on invaliid, kõik kohad valutavad. Ma teen ka. Tee silmaringe. Lähme. Näe, lõpuks ometi, mis siin kirjas on, 39 ovandusse. 39 ovandusse. Kõrve matkarada. Järgmine koht on Nõmme Veski lõkkekoht, 13,1 kilti. Vett saab võtta Valge kanjonis elektrijaama varemete juures peene toruga üle jõe toodud allikast. Kiedõud allika vesi. Yeah, man. Okei, davai, lähme. Sa oled, ära sõida. Miks see? See on vesi all. Ma näen. See on liiv. Ma arvan, et ma saan pidama. No, Vaata teisele poole. ma tean. Täiesti We are so fucked right now. Arvad, et ma ei sõida alla siit või? Ära riski parem. No mine! Mul on suva. Ma kutsun kiirabi. Ära sõida. See on mingid augud. Ära sõida. Jaa, siin on augud ka. Ära sõida, lähme lisa. No, meil on valed rattad, meil on rasked rattad. Sulle on rehvid sellised, kui sa pidurit vajutad, see ei pidurda ka ju. Ma ei tea, kui hästi vaataja aru saab, aga siin on räige mäkke tõus. Räige. Mis see on, ma ei tea, 10 meetrit on või? No mitte päris 10, võib-olla minu peast. 3 mind äkki, 6 meetrit. 6 meetrit vähemalt, 7. Päris 10 ei ole. Praegu on meie elevation 27 meetrit. Lähme üles ja vaatame, palju siis on. Siit läheb vähe laugem mingi variant. 6 meetrit. Siin on 33. Päris palju astmeid. Minu jaoks need astmed on väga ebamäärased, vaata. Ma ei saa aru, kui kaugel nad on. Me oleme nüüd Nõmme Veski kanjon ja juga. Ma ei tea, jätame jalgrattad siia, lähme vaatame siit otsa alla korraks. Need pidid kuskil siin olema.
sekka. surve on päris hea. Ma tahtsin loputada ainult. Ja allikas tuleb sealt seinast. Kui ta on? Näitse vesti? Värske. Kuue risti puhkekoht. Sa ei usu oma silmi, aga 1, 2, 3, 4, 5, 6 teed ristuvad. Sellest ka nimi. Kilomeetrit finišini. Viis kilomeetrit. Hingetõmbe koht. Joome vett. Aia, parm. Ma just tasin, et bliss. 3 kilomeetrit. Parm austab. 3 more. Finish. Sul kõrval on sõpralikud üle. Nad on sõbralikud. Kus kõrval ära hoia? Seal ei ole ühtegi sipelgat. Tehtud. Kokku oleme jalgratta peal olnud 25 tundi ja 43 minutit viimase 3,5 päevaga. Aga olgu siis, Aleks. Tavai. Aitäh vaatamast. Minge matkama. Tšau. Kui te arvasite, et meie piinad on läbi, siis tegelikult ei ole. Me sõidame veel Ohandust Aleksiga 9 kilomeetrit Võsule ka veel mulle suvilasse, nii et teie saate niisama nautida, et video sai läbi, aga me veel sõidame. Olge tublid, tavai!